Kiitus Issandale. Nii hea on alati tulla Jumala kotta ja ülistada teda üheskoos. Amen. Amen. Aga see kõik algab meie salajasest kambrist. Kus Jeesus julgustab meid, kui sa palvetad Isa poole, siis mine lukusta ennast oma salajasse kambrisse. Ja Isa, kes näeb kõike seda, mida sa teed salajas, tasub sulle avalikult. Amen. Ja kui me oleme seal salajases kambris, siis mida me teeme? Me ehitame ennast üles. Me ehitame ennast üles, et Jumala vaim saaks liikuda, kui me tuleme kokku. Siis me oleme kõik üles ehitatud oma seal salajastes kambrites ja me tuleme kokku ja siis on see püha vaimu vägi niivõrd väeline. Püha vaim liigub meie seas. Amen. Ma tahan täna rääkida sinust. Sa tead, kes sa oled? Kas sa tead, kes sa oled? Jaa, Piibel ütleb, et sa oled suurepärane, sa oled kardetavalt ja imeliselt loodud. See juba ütleb midagi. Sa oled suurepärane, sa oled kardetavalt ja imeliselt loodud. Amen. Kas te mäletate, millest me eelmine kord rääkisime? Kuku. Kes mäletab, millest me eelmine kord rääkisime? New creation, yes. Et me rääkisime sellest, et me oleme uus loodu Kristuses Jeesuses. Pastor Joyce selgitas seda niivõrd ilusti lahti meile ja tema põhikirja koht oli 2. Korintlastele 5:17, mis ütleb, niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud või uus on tekkinud. Kes sa oled Kristuses? Uus loodu. Amen selle peale. Uus loodu oled sa. Ja selle uue loodu juurde kuulub uuendatud meel. See küll ei tule sulle automaatselt, nagu pääste tuleb, kui me tuleme Jumala ette ja palume Jumala käest andeks oma pattudeks ole ja tuleme ja ütleme, et Jeesus, tule minu südamesse. Siis see on Jumala and sulle, Jumala armust, Jumala pääste on Jumala and sulle. Uuendatud meeled aga, see on juba meie osa. See on meie see osa, et me tuleme Jumala sõna juurde, mis ei lahku meie suust ega südamest, vaid me mõtleme sellele päeval ja öösel, sest siis saadab meid kordaminek. On ju? Ehk siis me oleme uus loodu Kristuses Jeesuses ja meil tekkis äkitselt see värske perspektiiv kogu meie olemusele, et me näeme ennast uue looduna Kristuses Jeesuses. Ja uue looduna Kristuses Jeesuses sa äkitselt näed ja mõistad, ma olen kardetavalt imeliselt loodud. Ma olen kardetavalt imeliselt loodud. Vaatame, kus see kirjas on. See on kirjas psalmis 139 ja salm 14. Ja see ütleb nii, ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod ja seda tunneb minu hing hästi. Kui Jumal mõtles sinu peale ja kui ta lõi sind, eks ju, siis ta ei teinud seda kuidagi uisapäisa. Et Jumal sind lõi, ta ei teinud seda uisapäisa. Vaatame tagasi aegade algusesse, Eedeni aeda, või vaatame enne seda natukene, siis Jumal hakkas maailma looma, siis ta rääkis. Ta rääkis kõik olema, ta ütles valgus ole. Meil on küll kirjas saagu valgus, aga heebra keeles originaalis ütleb valgus ole, ta andis käskluse ja valgus sai. On ju? Ja siis ta kõneles kõigele muule. On ju? Ta pani kuu, päikese ja tähed taevasse, ta lõi taimed ja loomad, eks ju, ja kõik selle muu. Ja lõi kõik selle oma sõnaga. Aga siis, mis ta siis teeb? Ja kusjuures sa pead meeles pidama, et loomise juures oli 3 ainsus, eks ju. Isa, poeg ja püha vaim olid loomise juures. Tead miks? Sellepärast, et see salm, mis ütleb, et tehkem inimene oma näo ja kuju järgi.
ütleb tehkem, ehk siis meie teeme, kes need meie, isa, poeg ja püha vaim teevad, on ju. Aga siis inimese puhul ta lihtsalt ei öelnud, et inimene ole, ja siis umbes, et inimene tuli kuskilt esile. Jumal tuli isiklikult siia maa peale. Ta tuli siia isiklikult maa peale ja ta võttis selle mulla või ainese oma kätega ja ta hakkas vormima. Sa kujutad ette, milline privileeg on see. Ei ole see, et sina sündisid Jumala sõnast või sina tekkisid Jumala sõna peale, vaid ta isiklikult tuli ja ta hakkas sind vormima. Ta hakkas sind vormima, sa oled tema teos, ütleb Efeslastele 2:10. Sa oled tema teos, tema meistriteos. Mitte kuidagi uisa-päisa loodud seal, tead, võtame siit natuke savi ja natukene mulda ja paneme siit midagi kokku. Sa oled tema meistriteos. Ja miks ta ütleb seal psalmides, et sa oled kardetavalt imeliselt loodud? Miks kardetavalt? Naljakas lugu juhtus, ma püüdsin oma isale rääkida, et millest ma siis jutlustama hakkan täna. Ja siis ma vene keeles ei vaadanud seda kirja kohta. Vene keeles ütleb lihtsalt, et sa oled imeliselt loodud. Ja siis ma püüdsin nagu otse ära tõlkida nagu kardetavalt loodud. Ja siis ma ütlesin, et nagu strašna, ehk siis hirmsasti tuli välja. Ja siis ta küsis, mis mõttes hirmsasti? Ja siis ma mõtlesin, natuke valesti läks, aga sa oled kardetavalt loodud. Mis see tähendab siis? Mis kardetavalt? No, aga kujuta ette kedagi, kes loob, kunstnik on ju, või pottsepp. Et kedagi, kes teeb midagi oma kätega. Iga kunstnik, iga pottsepp, iga looja, mis iganes ta loob siis parasjagu, tahab, et see tema looming tuleks välja imeline, täiuslik, hea. Ja natukene on vist seda, et ma tahan, et see kõik hästi välja tuleks ja sellepärast ma teen oma parima, et see tuleb hästi välja. Ma ei taha seal näha mitte mingisuguseid vigu. Täpselt samamoodi Jumala puhul, kui ta sind lõi, siis ta lõi sind täiuslikuks. Tema loodu on täiuslik. Kui sa vaatad kõike seda, mis sind ümbritseb, seda loodut, siis see on täiuslik. See on täiuslik. Algusest peale on see olnud täiuslik. Ja kui kui Jumal hakkas inimest looma, siis seda enam tahtis ta, et tema kätetöö oleks imeline, täiuslikult loodud. Et mõtle selle peale, sa oled täiuslikult loodud. Ja siis tuleb imeliselt, eks ju, kardetavalt imeliselt. Mis see imeliselt on? Vaatame korraks heebreakeelset sõna, imeliselt. Heebrea keeles on see siis pala ja see tähendab eristuma, eraldatud olema, silma paistma, esile tõstma. Ehk siis Jumal tahab, et me oleksime kõik ainulaadsed. Kui sa vaatad siin maamunal ringi, siis sa tegelikult ei leia ühesuguseid inimesi. Isegi siis, kui on nii-öelda identsed kaksikud või identsed kolmikud või viisikud, mis iganes, siis nad tegelikult ei ole nii identsed, kui meie silmale tundub. Igaüks on loodud kardetavaks imeks. Ja see kardetav ime on igaühe puhul ainulaadne. Sellepärast, kui sa oled vaadanud võib-olla kaksikuid, siis sa näed, et nad on tegelikult erinevad. Kuigi nad näevad välja võib-olla nagu 2 veetilka, on ju, siis tegelikult on neis erisusi ja need erisused on Jumalast antud. Niisiis, meie peaksime hoidma meeles, et meie oleme Jumala kardetavalt imeliselt loodud kätetöö. Me oleme tema teos, eks ole? Nüüd, kui inimesed vaatavad meid, siis nendes peaks tekkima see austus Jumala vastu. Nendes peaks tekkima see imetlus, kui nad vaatavad sind. Sest sa oled Jumala kätetöö, sa oled loodud tema
eesmärgi jaoks. Sa oled loodud Jumala eesmärgi jaoks. Ja igaüks meist saab täna öelda, ma olen tehtud niivõrd kardetavaks imeks. Ja siis räägib Taavet edasi, selle psalmi autor, psalm 139 jätkuvalt, selles samas kirjakohas. Ta ütleb, imelised on sinu teod. Imelised on sinu teod, ehk siis kõik see, mille Jumal on esile toonud, kas oma sõnaga või oma kätetööga, kõik see peaks panema meid imetlema, imeks panema neid asju. On üks inglisekeelne tõlge, piibli tõlge, Passion Translation, kirglik tõlge, kui nii võib väljendada, siis see ütleb niimoodi, sa teed seda nii imeliselt hingematvalt, et kui me vaatame Jumala loodut, kui me vaatame eriti inimest, siis meil peaks hing kinni jääma. Vau, sa oled nii imeliselt hingematvalt teinud seda. Ja kui me õpime nägema ennast sellisest vaatevinklist, Jumala vaatevinklist, siis see on niivõrd imeliselt hingematev, et me tõesti peaksime Jumalale au tooma, meil ei jää muud üle, kui tuua Jumalale austust, tõsta kõrgeks tema nime. Ja kui teised näevad sind, siis nemad samamoodi, nemad peaksid tooma Jumalale austust. Meie maailma probleem on see, et me oleme muutunud enesekeskseks. Ja sellepärast me vaatame kogu aeg ainult sissepoole. Ja meil ei ole nagu mahti tuua Jumalale austust, kahjuks. Sellel maailmal vähemalt. Aga meie, kes me ei ole sellest maailmast, meie vaatame väljapoole, meie silmad on suunatud alati Kristuse poole, eks ole. Ma vaatan mägede poole, kust tuleb mulle abi, on ju? See abi tuleb mulle sinu käest, kes on loonud taeva ja maa, ehk siis meie silmad on suunatud väljapoole. Lausa ülespoole. Ja meil ei ole aega siin ennast imetleda selles mõttes, et uhkus tuleb. Ja me imetleme seda, kuidas Jumal meid on loonud, aga me anname austuse Jumalale. Ja siis ütleb Taavet siin samas edasi, seda tunneb minu hing hästi. Vaata siis, kas sinu hing tunneb hästi ja väga, väga, väga hästi, et sa oled kardetavalt imeliselt loodud? Kas sa tead, et sa oled kardetavalt imeliselt loodud? Ja me jõuame taaskord oma mõtteviiside juurde. See kõik on kinni meie mõtteviisis. Kui sinu mõtteviis on see, et jaa, ma olen imeliselt kardetavalt loodud, ma tean, kes ma olen Kristuses. Kui me teame, et kogu meie olemus on Jumala imeline meistriteos, siis tead mida, mul ei ole vaja inimeste kinnitust. Mul ei ole vaja inimeste heakskiitu, et jaa, et sina ikka oled ilus ja ma pean seda 10 korda päevas kuulma. Mul ei ole seda vaja inimeste käest 10 korda päevas kuulda, sest ma tean, et ma olen imeliselt kardetavalt loodud. Ma olen Jumala meistriteos. Ja igaüks teist siin on Jumala meistriteos. Ütle oma naabrile, sa oled Jumala meistriteos. Tell a neighbor you're God's masterpiece. Ja, sa oled Jumala meistriteos. Amen. Ehk siis sa ei vaja inimeste kuidagi heakskiitu või kinnitust, et jaa, Kati on täna ilus. Kati on homme ka ilus, sest et Kati jääb jätkuvalt Jumala meistriteoseks. Amen. Sest kui me räägime endale seda, siis me räägime endasse Jumala sõna. Kes seda sinu kohta ütleb, et sa oled imeliselt kardetavalt loodud? Jumal ise räägib seda sinu kohta. Kujutad ette, kui keegi teine siin maailmas sulle ei ole seda veel öelnud, siis pane tähele, Jumal räägib. Jumal ise, kõikvõimas Jumal, maailma looja, universumi looja räägib, et sina, Maia, oled kardetavalt imeliselt loodud. Nüüd millal sina oled kardetavalt imeliselt loodud? Kristis oled kardetavalt imeliselt loodud. Amen? Sa oled kardetavalt imeliselt loodud. Jumal ise ütleb sulle seda. Jumala sõna ei kõigu. Jumala sõna on jah ja aamen. Kui inimene ütleb seda sulle võib-olla täna, siis homme ta vaatab
oma väite natuke ümber ja pöörab selle ümber ja mõtleb ümber. Jumal ei mõtle ümber. Kui Jumal on öeldud, et sa oled kardetavalt imeliselt loodud, siis nii on. Amen. Ei ole kahtlust selles. Nii, lähme natuke edasi selle psalmiga. Mõned salmid veel siit. Salm 15 ja 16 ütleb nii. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Ma imetlen siin seda eestikeelset tõlget, et see tõesti on nagu natuke poeetiline juba, läheb riimi ka veidis. Et väga, väga ilus tõlge on see. Kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti ja mu luud ei olnud varjul sinu eest, sa nägid mind, sest sa oma kätega tegid seda. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud veel olemas. No. Tead mis? Jumal on sinu kohta kirjutanud raamatu juba enne seda, kui sa üldse vormusid kuskil. Juba enne seda olid Jumalal sinu elupäevad kirjas. Aga see ei tähenda seda, et kõik on nüüd kaljusse raiutud ja minu elupäevad on sellised ja sellised, sest Jumal määras. Jumal jätab sulle vaba tahte. Kuidas sa oma ihu eest hoolitsed? Mida sa sellega teed? Jumal jätab sulle vaba tahte. Ei ole nii, et Jumal määras sulle nii mitu aastat ja nii jääb. Sest kui sina teed midagi Jumala tahte vastaselt, siis ma pean seda ütlema, aga sinu elupäevad võivad lüheneda, kui näiteks lapsena sa ei ole või üleüldse kuni su vanemad on elus, sa ei ole oma vanemaid austanud, neist lugu pidanud, mis siis saab? Sest et, nagu öeldud, austa oma isa ja ema, mis jaoks? Et su elupäevi pikendataks. Kui sa ei ole seda teinud, siis ka ei pikendata su elupäevi, loogiliselt võttes. Et siis Jumal otsib seda, et me kuuletume tema tahtele. Aga ta siin ütleb, et ta on sinust raamatu kirjutanud ja see ei ole mitte mingisugune lihtlabane väikene siukene buklett. See on lausa menuk. Inglises keeles ütleb bestseller, menuk. See on menuk, mis läheb laiali nagu kohe ostetakse kõik ära. Tänapäeval on sellised asjad nagu menukid on ju. Inimesed kirjutavad ja siis need on nii head raamatud, et need lähevad kohe esimesel päeval, nagu soojad saiad. Menuk oled sina. Sinu elu on menuk. Seda on nii põnev vaadata. Ja me ise võiksime ka põnevil olla, et mis sa nüüd täna teed, Jumal? Kuidas see menuk edasi areneb? Ma tahan näha, mis sa minu elus teed, mis sa homme teed minu elus. Ma tahan näha, mida sa 10 aasta pärast teed minu elus. Ilmuta mulle, isa, oma püha vaimu läbi. Tead, et püha vaim saab sulle ilmutada neid asju. Mitte korraga küll, muidu läheb sul pea natuke ringi käima. Aga ta võib sulle ilmutada neid asju vähehaaval, mis sind ees ootab. Ja sa võid nendest asjadest kinni haarata ja minna nende poole. Tänu sulle, kallis püha vaim. Niisiis, sa oled imeliselt kardetavalt loodud, sa oled menuk. Jumala silmis sa oled, sinu elupäevad on, Jumal on selle kirja pannud ja samas ta jätab sulle vaba tahte, eks. Nii, salm 17:18. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, Jumal, kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Panid tähele või? Jumal mõtleb sinu peale. Jumal mõtleb sinu peale, et neid tema mõtteid on nii palju, et siin on võrreldud neid liivateradega mererannas. Nagu liiva on mererannas, eks ju. Nii palju on Jumala mõtteid sinu kohta ja neid on siis üüratult palju. Üüratult palju. Ja sellepärast ta ütleb ka, et ma ei jäta sind, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Just sellepärast ta ütleb seda, sest ta mõtleb sinu peale kogu aeg. See, et ma ei hülga sind ega jäta sind maha, kui sa tahad endale kirja panna, siis on Hebralastele 13:5, mis küll viitab vanale testamendile, aga lihtsalt annan sulle selle viite. Ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Kujutad ette, Jumal mõtleb sinu peale kogu aeg.
Jumal ei unusta sind. Jumala silmad on kogu aeg sinu peal. Ta ei jäta sind maha. Ja tema mõtteid sinu kohta on nii palju, et sina, kui sa hakkaksid järgi pidama, vaatama, mida Jumal minust mõtleb kogu aeg, siis sa ei suudaks järgi pidada, sest et neid mõtteid on nii palju. Sa mine mereranda, hakka liivateri lugema. Väsid varsti ära. Ja varsti läheb sul järg käest. Ja Jumala mõtteid on sama palju sinu kohta. Seega, meil ei ole õigust tulla oma tuppa ja hakata halama, oi, mu päev läks halvasti ja keegi ei märganud mind ja keegi ei mõtle minu peale ja üldse mu elu on kuidagi nii väga hall mass, on ju. Su elu ei ole hall mass. Jumal mõtleb sinu peale. Kõige kõrgem Jumal ise, kes on sind oma kätega loonud, ka su ema ihus, ta on sind imeliseks koonud, eks ju. Tema mõtleb sinu peale, sul ei ole õigust öelda, et keegi ei mõtle minu peale, keegi ei pane mind tähele. Kui sa oled Jumala laps, siis sul ei ole õigust niimoodi rääkida. Sest et Jumal mõtleb sinu peale, su taevane isa hoiab sind kogu aeg oma mõtteis ja neid Jumala mõtteid on lõputult. Ma ei tea, mitu nulli peaks sinna miljarditele veel otsa kirjutama ja kuidas neid arve siis peaks nimetama. No niljon, todekatiljon, mis iganes on ju. Et neid mõtteid on lõputult. Ja mis need mõtted on? Mis arvad? Jumal mõtleb, jälle see Katrin, jälle ta siin kuidagi teeb mingeid vigu kogu aeg. Jälle sa siin tõlgib valesti. Oi, seda Katrinit küll. Siuksed mõtted või? Ei ole siuksed mõtted. Mis tema mõtted on? Elu mõtted. Mitte õnnetuse mõtted. Ta mõtleb sinust rahu mõtteid, et anda sulle tulevikku ja lootust, nagu ütleb Jeremiia 29:11. Ta tahab sulle anda tulevikku ja lootust. Ta ei taha, et sa elaksid nagu orav rattas ja jälle seesama asi, jälle pean tööle minema, jälle ootan seda, jälle ootan teist. Iga päev on uus ja Jumal teeb uut igal päeval. Ja tema tahab sulle anda tulevikku ja lootust ja ta on selle sulle andnud. Lihtsalt haara kinni sellest. Kuigi maailma süsteem püüab nagu kujundada meie mõtteid igasuguste asjadega, igasuguste viisidega, reklaamiga, millega iganes, igasuguste saadetega, mida meile söödetakse. Et kuidas sa pead välja nägema, milline sa pead olema, kuidas sa pead mõtlema, kuidas sa pead elama. Maailm teeb seda. Aga meie, kui Jumala lapsed, kes me oleme siin maailmas ainult viivu aega, nagu Jaakobus kirjutab, et sinu elu on nagu lihtsalt mingi aur, mis korra on ja siis ei ole enam. Siis sa oled taevas juba. Aga see, et maailm tahab sulle midagi ette kirjutada, see ei tohiks sind kõigutada. Sest et sina tead. Sa tead Jumala sõna sinu kohta. Jumala sõna on kõrgeim autoriteet. Jumala sõna on palju kõrgem autoriteet kui see, mida reklaamid sulle ette kirjutavad, kuidas sa pead riietuma, kuidas sa pead mida tegema. Jumala sõna on palju kõrgem autoriteet, mis näitab sulle, kuidas elada. Ja seda enam, et meile kristlastele on Jumal andnud kõik selle vajaliku, mis on vajalik eluks ja Jumala kartuseks. Ma ütlen sulle veel kord, kristlastena on Jumal andnud meile kõik, mis on vajalik eluks ja Jumala kartuseks. Sul on kõik olemas. Eluks ja Jumala kartuseks. Amen. Tuleme edasi, vaatame Efeslastele 1. peatükki ja salmid 3-4 esialgu, pärast läheme edasi ka veel sealt. Efesuse 1, 3-4, ma loen sulle laiendatud tõlkest. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku või siis pühast vaimust antud õnnistusega taevasis asjus või taevastes paikades.
Kristuses. Nõnda nagu ta meid oma armastuses on iseenese jaoks lausa välja valinud tema sees ja tema omana Kristuses enne maailma rajamist olema pühad ehk pühitsetud ja tema jaoks eraldatud ja laitmatud tema ees armastuses. Vaata, Jeesus on juba õnnistanud sind kõige vaimuliku õnnistusega taevastes paikades. No sa ütled, jah, taevastes paikades, ma olen siin maa peal. Oled Jumala laps või ei ole? Tõmba need asjad sealt taevast maa peale, sul on see meelevald olemas. See ongi meie osa, et me võtame need asjad omaks. Need on meie omad, need õnnistused seal taevastes paikades. Me ei osanud need enda ellu tuua ja kõndida, käia nendes asjades. Ehk siis, kui Jumal on meid loonud kardetavaks imeks, siis ta ei jätta ju ometi oma kardetavat imet tühjade kätega ja ei ütle, et tead, vaata ise, kuidas hakkama saad. Jumal ei tee seda. Jumal ei jäta sind tühjade kätega, sa oled kardetavalt imeliselt loodud. Ja Jumal tahab, et sul läheks hästi. Ja ta on andnud sulle arusaamise ja tarkuse. Ta on andnud sulle imelise arusaamise ja tarkuse püha vaimu läbi. Et meie täidaksime oma eesmärgi siin maa peal. Vaatame edasi siit, salm 4, natukene laiemalt. Ehk siis Jumal valis meid. Ta valis meid enese jaoks välja. Niimoodi vaatas ja ütles, mina valin tema ja mina valin tema ja mina valin tema. Ta on meid kõiki valinud enese jaoks. Ise enese jaoks. Millal siis? Millal? Eile või? Teile tuli Jumalale äkki mõte, et ma valin pastor Joyce'i endale välja. Ei olnud eile. Enne maailma rajamist, ütleb piibel. Juba enne maailma rajamist. Mitte siis, kui sa ilmusid oma ema üska äkitselt pärast ühte imelist ööd. Mitte siis, vaid enne maailma rajamist. On ju imeline mõte, imeline fakt. Sa oled Jumala poolt välja valitud enne maailma rajamist juba. Mida ütleb 5. salm? Siin samas Efesuse 1.5. Meid ette ära määrates, ilmutades lapse õiguse osalisiks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heaks arvamisel, sest see oli temale meelepärane ja oli tema heatahtlik kavatsus. See oli Jumala heatahtlik kavatsus, ta valis meid, ta lõi meid, ta kudus meid meie ema ihus. Meie algus oli salajane. Igaühe algus siin oli salajane, keegi ei näinud peale Jumala, kuidas sind kokku kooti, kuidas sind nii imeliseks loodi. Jumal nägi seda, sest Jumal ise tegi seda. Ja nüüd on Jumal meid toonud avalikkuse ette. See, mida ta tegi kunagi salajas sinu ema ihus, on ta nüüd toonud avalikkuse ette ja kõik saavad näha Jumala kätetööd, kelleks oled sina. Kõik näevad seda. Ja meie oleme ette määratud olema Jumala pojad ja tütred. Mis jaoks? Natuke edasi oma kirjas, täpsemalt Efeslastele 2.10, mida me juba ka mainisime korraks, kirjutab Paulus edasi siis. Sest meie oleme Jumala enda kätetöö, tema teos Kristuses Jeesuses, taas loodud, uuesti sündinud headele tegudele, mis Jumal on ette ära valmistanud, meie jaoks eelnevalt planeerinud, rajades meile teid, et me käiksime nendes, et me elaksime seda head elu, mis ta on meie jaoks ette ära korraldanud. Siin on jällegi üks klausel, sinu vaba tahe jääb. Kas sa tahad elada seda head elu, mis Jumal on sinu jaoks ette ära korraldanud, või sa mõtled, et minu tee on parem, ma lähen korraks kõrvale. See on sinu valik.
Aga Jumal on sulle näidanud ära parima tee, ta on sulle rajanud. Kas nüüd just korraga ette ära näidanud, see on omaette küsimus, ta näitab sulle sammhaaval, kui sa tuled tema ette ja palud seda tema käest. Näita mulle, issand, mis on minu järgmine samm? Näita mulle seda oma head, hästi ette ära korraldatud teed. Astmekivi haaval. Sest kui ta näitab sulle kõike seda korraga, siis sinu inimlik mõistus plahvatab selle peale. Ta ei taha ju seda sinu jaoks, et sa plahvataksid on ju kuskil. Ta näitab sulle järk-järgult. Niisiis, Jumal on meid taas loonud, kui me saime päästetud, siis ta on meid tegelikult ka taas loonud Kristuses Jeesuses. Ja ta kodus sind kardetavaks imeks, kui sa olid ema ihus. Ja sa sündisid kardetava imena. Kui sa ka Jeesuse vastu võtsid, siis ta veel taas lõi sind. Ta andis sinu sisse uue vaimu. Ta andis sulle võime uuendada oma meeli Jumala sõnaga. Ja need teod, milleks ta meid on ette valmistanud, et me neid tegusid teeksime, need teod on ka juba olemas meie jaoks olnud aegade algusest peale. Nüüd, kui me teame, kes me oleme Kristuses, siis meil jällegi ei ole vabandust öelda, et aga ma ei tea, milleks ma siia maailma sündisin. Kui sa oled Jumala laps ja sa tead, kes sa oled Kristuses, siis sul on see suur privileeg otsida Jumala tahet oma elu jaoks. Kus on Jumala põhiline tahe sinu elu jaoks? Jumala sõnas on see Jumala tahe sinu elu jaoks. Kui sa tahad teada mingeid spetsiifilisi asju, et kus ma elama pean näiteks, kas ma pean äkki kuskile minema või mida sa kutsud mind tegema, see on spetsiifiline Jumala tahe, seda sa küsid Jumala käest pühavaimu kaudu. Aga Jumala üldine tahe sinu jaoks on kirjas Jumala sõnas. Sellepärast me peaksimegi uurima Jumala sõna ööd ja päevad, et see saaks istutatud meie südametesse. Ja Jumala täiusliku tahte ja plaani kohaselt on ta meile juba siis rajanud need teed, kus me peaksime käima. Need teed on meile olemas, me peame lihtsalt astuma nende peale. Niisiis, me peaksime käima teadmises ja arusaamises sellest, kuidas Jumal meid näeb. Tema näeb sinus kedagi, kes on imeliselt kardetavalt loodud. Sa oled imeline, kardetav ime Jumala silmis. Ja nii peaksid olema ka enda silmis kardetavalt imeliselt loodud. Selleks, et sina ja inimesed sinu ümber saaksid tuua au Jumalale. Amen. Ma teen sulle ettepaneku, mu ütlus on lõppenud, aga ma teen sulle ettepaneku, et me võtame kätte ja me hakkame kuulutama seda, mida Jumal on oma sõnas öelnud meie kohta. Mul on siin mõned väited, mida me saame koos välja öelda, et me tulevad ükshaaval, keegi ei ole hea. Nii, esiteks, me saame öelda 1, 2, 3, ma olen Jumala silmis kallis. Usu ka seda, mis sa ütled. Järgmine, ma olen Jumala meistriteos. Edasi, ma olen Jumala silmatera. Ma olen kardetavalt imeliselt loodud. Amen. Edasi, ma olen võitud. Järgmine, ma olen andekas ja talendikas. Edasi, ma olen Jumala silmis õige. Edasi, ma olen täiuslik Kristuses. Ja edasi, Jumal tunneb minust hõisates rõõmu. Peatume korraks. Jumal tunneb sinust hõisates rõõmu. Pane see endale südamesse, jõudku see sulle kohale. Jumal tunneb sinust hõisates rõõmu. Kui sa hommikul ärkad, siis ma tänan sind, issand, et sina tunned minust hõisates rõõmu. Ma tänan sind, et ma olen imeliselt kardetavalt loodud. Lähme edasi. Nii, kus me oleme siin? Nii. Ma olen uus loodu. Edasi. Mul on soosing Jumala ja inimeste silmis. Ja
ma olen lunastatud, mind on Jumalaga lepitatud, edasi, mind on õigeks tehtud, järgmine, ma olen pühitsetud, kus see jäi, pühitsetud, okei. Ma olen siis kirgastatud, seda ka, ma olen pühitsetud ja kirgastatud, 2 viimast. Ma suudan teha kõike, mida Jumal tahab, et ma teeksin, ja ma olen Jumala elupaik. Ma olen Jumala elupaik. Ja kui sa märkasid, siis kõik need olid kirjakohtadega kinnitatud, ma ei võtnud neid kuskilt sealt. Need on kirjakohtadega kinnitatud ja sinagi võid võtta lahti oma piibli kodus ja otsida üles taolised tõotused, taolised faktid enda kohta ja kuulutada neid enda üle. Ja üks neist oli see, ma olen imeliselt kardetavalt loodud. Amen? Amen. Kiitus Issandale, palvetame siin. Isa taevas, me täname sind. Me täname sind, et meie kõik oleme imeliselt ja kardetavalt loodud ja sina hoiad oma silma meie peal. Me oleme nagu sinu silmatera. Sinu pilk ei lahku meie pealt hetkekski. Ja me täname sind, Issand, me täname sind, et sa oled teinud niivõrd suurepärase töö, kui sa meid lõid, nagu Potsepp teeb oma seda meistriteost. Nii oled sina meid vorminud ja kujundanud. Ja me täname sind, et me kõik oleme uus loodu Kristuses, Jeesuses. Me täname sind selle eest, et me oleme uus loodu Kristuses, Jeesuses. Meie vaim on uuesti sündinud, meie mõttemaailm uueneb. Me oleme kujunemas Jeesuse Kristuse näo ja kuju sarnaseks. Tänu sulle, Issand, me kiidame ja austame sind. Püha on sinu nimi, kõrgeks tõstetud, kõrgeks kiidetud. Me austame sind, me tõstame sind kõrgeks. Tänu sulle, Issand. Aita, Issand, et see mõtteviis jääks meiega. Ma olen imeliselt kardetavalt loodud. Iga hommiku ma ärkan üles, tuleta mulle meelde. Ma olen imeliselt kardetavalt loodud. Tänu sulle, Issand. Kallis püha vaim. Aita meil meelde tuletada neid kirjakohti. Aita meil meelde tuletada neid tõotusi, neid fakte, mis sa oled meie kohta öelnud. Et me ei ole inimeste tallata, inimeste arvamuste tallata. Las räägivad, mida tahavad. Sinu sõna, Issand, on kõrgem kui ükski teine arvamus. Sinu sõna jääb peale. Tänu sulle, Issand. Ülistus sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Tänu sulle, Issand, kõige eest. Jeesuse nimel ma tänan sind.